Tere õhtust kõigile! Väga tore, et olete tulnud Arhitektuurimuuseumisse meie vestlussarja Harutus järgmist peatükki kuulama. Tänane vestlus on seotud muuseumi hetkel avatud näitusega Eesti teatrimajad, mis asub meie teise korruse suures saalis. Selle näituse on kureerinud Karin Hallas-Murula ja see tutvustab teatriarhitektuuri alates 19. sajandist kuni täiesti tänapäevaste uute hooneteni või veel valmimata hooneteni, nagu näiteks Linnateatri uus maja. Aga et seda teatriarhitektuuri avada natukene laiemalt ja mitte ainult arhitektuuri spetsiifiliselt, millega me võib-olla siin majas rohkem igapäevaselt tegeleme, siis tundus selline intrigeeriv mõte, et paluks teatri inimesed ise seda ruumi analüüsima ja mõtestama ja mitte arhitektuuri ajaloolase vaatest, aga ikkagi eriala inimese igapäevatöö nüanssidest lähtuvalt. Ja kutsusimegi siis inimesed kohale ja anname neile kohe sõna. Aga tahan ka öelda, et me salvestame seda vestlust, et kui te pärast ise miskit küsite, siis arvestage sellega, et see pärast läheb ERR-i kultuuriportaali, aga see ei tohiks teid kuidagi hirmutada. Aga ma tutvustan teile meie tänaseid vestlejaid, et me oleme siin püüdnud kokku saada tõesti ka teatri erialalt erinevaid liine ja meie esimene vestleja on teatrikunstnik Pille Jänes, kes on ühtlasi ka siis meie näituse kujunduse autor, et Pille on nagu lüli selle näituse ja tänase vestluse vahel. Meil on lavastaja, näitleja ja Eesti Noorsooteatri juht Leino Rei ja etenduskunstnik, lavastaja ja tekstidega töötav inimene Kadri Noormets ning vestlust modereerib teatriteadlane ja teatrikriitik Ott Karulin. Ja Ott siin juhatab sõna, aga ma julgustan pärast kõiki kaasa mõtlema, küsima, arutlema, et see on täitsa omal kohal on ikkagi oma mõtete jagamine. Ja näen teatriinimesi ja arhitektuuriinimesi on publikus, et siin saab nagu vahetada siin erialaseid mõtteid oma vahel. Aga mis siis ikka? Head kuulamist kõigile! Aitäh ja tere õhtust ka minu poolt. Eriti suur tänu endale, kes on kohale tulnud, et me ei pea teesklema, et see on kodune ruum, vaid ongi kodune ruum. Aga õnneks on selle sarja nimetus Harutus, mis tähendab seda, et me võime arutult hakata kuskilt minema ja vaadata, kuhu see hargneb. Ja ma olen meelega andnud hästi vähe pidepunkte ette inimestele, aga ühe küsimuse andsin, et ma alustan Kadri sellest sinust, et ma palusin meenutada ühte teatriruumi kogemust, mis on jäänud kuidagi kummitama. Kas siis heas mõttes või halvas mõttes, aga on jäänud kuidagi kummitama ja seda kas ise loojana või siis kogejana. Tere! Aitäh, et mind siia kutsusite. Ühesõnaga, väga vägivaldne küsimus. Et üks kogemus, sest nii palju, et kas siis võtta seda, mida sa oled ise loonud või siis mida sa oled kogenud. Aga kuna mina loon selliseid teatriruume, mida ma ka ise kogen, siis ma valin enda ühe töö ja mul tuli meelde vaadates Triinut siin, siis ma tahaks midagi muud öelda, aga ma ütlen ikkagi, et 10 aastat tagasi tükk nimega Darks in Blues, mida me tegime Diego Agujoga ja mere ääres. Mina ei mäleta, mis rand see oli täpselt pärast Piritalt mööda sinna Muuga poole ilmselt siis. Ja see oli, inimesed kogunesid kõigepealt, ühesõnaga see oli secret location, et inimesed said Nooteatri ees kokku, nad läksid bussi peale ja siis nad viidi sinna lavastuspaika ja kogu siis etendus toimus telgis, mis oli, isegi mäetajaid mõõte. Sinist värvi palju muideks. Sinist värvi, sa käisid selle, jah. Sinist värvi telgis, 6x8 näiteks. Ja siis, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, ma tahtsin öelda, et miks see on mind kummitama jäänud. Siis nagu ma ütlesin, et võiks alustada tsitaadiga, siis ma tsiteeriksin August Kailitit, kes ütles, et inimene peab olema kui paindlik nagu pajuvits.
Ja see lavastus seda mul õpetaski, sest see oli niivõrd käsikäes loodusega ja tuule ja vihma ja et isegi kuidas me seda telki igal õhtul üles panime, mõnikord see võttiski reaalselt 4 tundi see telgi ülespanemine, kõik produtsendid, Priit, kõik asjad, kõik inimesed olid kaasa haaratud sellesse ja teinekord läks jälle pool tundi ja siis sa ootasid 4 tundi niisama enne etendust ja ühesõnaga just selle pärast on see mind kummitama jäänud, et kui palju muutujaid tegelikult, mida ma alati tahangi oma loomingusse nagu sisse jätta ka, et need muutujad või siuksed nagu ettenägematud kohad oleksid sisse kirjutatud, siis sinna oli nagu mitte liiga palju, aga väga võimsalt palju. Et inimesed vaatasid ühesõnaga sellest nii-öelda 4. telgi seinast läbi, seal oli filmi ekraani moodi ava, kus siis alguses veel päevavalge ilm muutus vaikselt pimedaks. Ja siis seal käis igast asju ja suur see Siljalain sõitis mööda ja kõik väga palju. No ilmselt kõige suurema eelarvega lavastus sul, et isegi Siljalaini laeva said sinna. Aga Leino, sinu? Võiks ju mõelda erinevatest rollidest seda ruumielamust, eks, et kui vaataja perspektiivist meenutada, et siis sellised lahedamad, ekstreemsemad kohad on riidekapp, kus ma olen etendust vaadanud. See oli siis ühele inimesele, et sinna mahtus etendaja ja mina, et see oli üsna huvitav kogemus ja aasta alguses oli võimalus käia Ameerikas ja seal ma nägin ühte lavastust, mis oli tehtud siis koolibussi. Nagu need on sellised kollased koolibussid filmidest hästi tuntud meile, aga see oli ehitatud siis täiuslikuks blackboxiks ja teatriruumiks ja siis ma istusin kõige tagumises reas, see oli publiku tõusuga veel ja oma parameetrid arvestades, et ma olin üsna kokku liitsutud, kuid silmad avanesid veel ja sain seda kõike nagu jälgida. Et need on sellised, ma ei tea, millegi pärast, kui ma mõtlen, et miks ma just neid näiteid toon, et mulle kuidagi need väikesed ruumid imponeerivad ja need kuidagi inspireerivad. Aga kui nüüd seda sama küsimust võtta näitleja perspektiivist, siis üks huvitav ruum on Tartu vana Anatoomikum, kus me mängisime siis Emajõe suveteatri lavastust Frankenstein. Teema ja keskkond kõlas omavahel väga huvitavalt kokku ja siis sinna kohe kõrvale tuua üks lavastaja perspektiivist ruumi näide on Anatoomikumi suhteliselt lähedal asuv vana sünnitusmaja, et seal ma siis lavastasin laste lavastust Pingviinid ja munad, mis rääkis siis sündimise teemal, et jällegi ruum ja kontekst sisu olid kuidagi dialoogis. Ma mõtlesin, et kus sul tuli see noorsooteatri, ma saan aru, avab uue saali, on Karavani, jah, nüüd ma saan aru, kus see tuli, siis see koolibussis, jah. Aga Pille, sinu kogemus? Tere! Mul on nagu 2 erinevat elamust, mälestust, ütleme, et kui nüüd ajalises järjestuses võtta, siis ma arvan, et mu kõige suurem teatrielamus, kusjuures see ei olnudki etendus, see oli tegelikult etenduse ruum või ütleme lavastuse ruum, õieti kujundus. See oli, ma käisin Prahas ühes kloostris, oli Tadeusz Kantori retrospektiivnäitus ja sattusin põhimõtteliselt nagu see ruum oli nagu taas lavastatud sinna, etenduse nimi oli Surnud klass. Ausõna, ma minestasin sinna ära, seepärast, et see oli niivõrd võimas. Lihtsalt see Kantori mõnes mõttes nagu selline mitmetahuline, kohati negatiivne energia oli seal kõvasti kohal ja siis see oli nii sugestiivne, see õhk oli nii paks kogu sellest emotsioonist ja just see, et
see oli nagu justkui oli ruum inimesi täis, aga nad ei olnud elus. Ja see oli võib-olla üks põhjus, miks igatahes ma sain kõva tõuke sellest korrast. Mitte, et ma oleks seda kusagil saanud väga kasutada, aga lihtsalt see on nagu olnud niisugune võrdlemisi raputav elamus. Aga ma arvan, et mu enda töödest, kusjuures ma ei saagi öelda, et see oli minu töö, sest tegelikult selle koha valis välja Elmo Nüganen, aga see oli niisugune ruum ilma ruumita. See oli Vargamäe Vabariik, mida me tegime Vargamäel, kus lava oli sisuliselt mitu kilomeetrit pikk, ehk siis nii kaugele, kui silm ulatas. Seal ei olnud ühtegi piiravat seina. Me natukene sulgesime seda mingite heinarõukudega lihtsalt, et päris laiali ei laguneks see. Aga see oli selles mõttes nagu kummaline, et sa ei saanudki aru, et kuhu seda ruumi peaks nagu, või mingisugust tähelepanu punkti peaks fokusseerima, sest samal ajal fotod olid hästi detailsed, kuna need ju suumitakse inimesele peale ja samal ajal sa pidid mõtlema, et seda kõike peab olema nagu võimalik näha ka 200 või siis 500 meetri kauguselt. Et see oli nagu niisugune minu jaoks hästi erandlik töö. Ma siis olen solidaarne ja ma tegin sama ülesande läbi, et ma saan aru, et need ruumikogemused, mida me oleme jaganud ilmselt maketina siin teisel korrusel näitusel tingimata ei ole, aga ma luban, et me räägime ka tavapärasematest ruumidest, aga minu näide tuleb ka nagu ma siiamaani toon, et mind kuidagi hästi kõnetavad lavastuskogemused, mis on linnaruumis nii-öelda argielu sees, et ma kogu aeg toon näiteks ikkagi nüüd juba, ma ei ütle mitu aastat tagasi, sest et seda oli liiga palju, aga Soomes oli siiamaani tegutsev performance group Totalisuuden tutkimuskeskus, ehk siis tegelikkuse uurimiskeskus ja nendel üks lavastus Uskumine, mis oli üks ühele teater, said seal Kiasma juures Mannerheimi juures kokku ja arutasid ja eesmärk oli leida siis suures anonüümses linnas mingi koht, kus on nii-öelda tekib nagu vahetu isiklik kontakt nagu kahe inimese vahel. Ja et see jalutuskäigu lõpuks, see nii-öelda kontseptsioon nägi ette, et see viimane stseen oli seal Kiasmast üle tee toona oli kaubanduskeskus, nüüd on seal ilusti, eks ole, Amos Rexi muuseum, et sa lähed sinna ja istud sinna kõige käidamuma koridori trepi peale, nii et inimesed peavad sust üle astuma, aga et sa võtad kaasa selle eelmise 2 tunni jooksul kogetud nii-öelda läheduse ja siis oled seal ja see mulle siiamaani kuidagi kummitab, et nagu selline lähedus, et sa istudki seal tipptunni ajal, inimesed nagu päriselt, sa oled neil jalus, sa tead seda jalus, aga sind ei huvita, sest et sa ei ole reaalses ruumis, sa oled oma fiktiivses teatriruumis. Ja siis ma lähekski kohe selle küsimusega edasi, et me juba saime vastuse sellele, et teatriruumi me saame luua ükskõik kuhu. Aga et kui mõelda sellisele nagu mõistele nagu ruumi vastupanu, et see on midagi, mind hästi huvitab, et seesama, et me tõime näiteid sellistest ühelt poolt hästi keerulistest ruumidest, laine lööb, eks ole, sillalain jääb hiljaks, kapi uks ei tule lahti, eks ole, aga samas teistpidi või 2 kilomeetrit on perspektiiv, aga teistpidi on hästi lihtne seal ennast kehtestada, justkui ma väidan, või ma võin täiesti mööda panna. Et mis siis on keerulisem? Kas nii-öelda mitte teatriruum teha teatriruumiks või harjumuspärane, tavapärane teatriruum teha oma teatriruumiks? Saate alustada? Kas ma võin? Palun. Mul on väga hea ruumi vastupanu teatri kontekstis näide. Jälle enda töö, siseturism Rakvere teatris ja see on hästi huvitav. Ma ei tea, millal see toimus, juba aastaid tagasi. Aga ma ei olnud ilmselgelt nagu, see oli hea näide selles mõttes, et tol ajal vähemalt mina kogesin, et sa ei saa igat teatrit igas ruumis teha. Et sa pead arvestama ka sellega, ma ei arva, et sa pead, aga ma lihtsalt ütlen, et sa pead arvestama sellega, et kas see ruum koos siis inimeste
selle, vabandust, et koos inimeste, koos selle teatriruumi traditsiooniga, et kas ta on valmis sind ka, või mitte valmis, kas ta võtab su vastu. Ja sellega oli väga huvitav, tegelikult ma ei tea, ühesõnaga, et see ruum oli, seal oli väga tugev vastupanu. Ometigi see oli ju täiesti tavaline black box, on ju, väike saal. Oli ju? Jah, aga ilmselt seal oli ikkagist, ilmselt ma puudutasin mingit piiri, et see, ma arvan, et see oli väga hea lavastus, aga ta läks ka sealt kohe maha üsna kiiresti. Ja aga õnneks ta ärgitas ka mõned väga kriitika ajal, kui minevad tekstid. Jah, see oli see kriitikute dialoog. Jah. Aga Pille, et sa oled töötanud väga paljudes erinevates ruumides. Et just seesama, et see on mingi minu jaoks, mul tundub saalis istujana või kogejana see nagu teatud pinge ruumi austamise või aktsepteerimise ja tema allutamise, enda eesmärkidele allutamise vahel. Kas on see tajutav või kuidas sa erinevates ruumides sellele lähened? Seda on päris mitu korda juhtunud. Ma vaatan hästi praktilisest aspektist kõiki neid asju üldiselt, sest tavaliselt, kui enamasti ju lavastaja kutsub su ja siis on seal tähtajad ja ütleme, et ei ole väga aega tihtipeale seal niimoodi pikalt tunnetada. Ja lavastajal on mingisugused oma ideed ja ma olen korduvalt küll adunud seda, et kui mulle miski tundub imelik või kahtlane või mulle hakkab tunduma, et see ei ole hea lahendus, siis tegelikult pärast nii ongi. Et seda on päris tihti, et tahetakse teha tükki mingisuguses sellises ruumis, kus ei ole tegelikult lihtsalt ruumilisi tingimusi. Et vahel on see, et ruum on liiga väike ja vahel on see, et ta on nagu jälle liiga suur ja siis peaks justkui piirama ja siis lõpuks nii palju igasuguseid selliseid korrigeerivaid elemente tekib sinna juurde, et see hakkab tegelikult nagu seda teost ennast segama. Ja mind nagu häirib selline asi, sellepärast, et mulle tundub, et see ei ole päris professionaalne, nagu see on tõesti nagu ruumi niisugune anastamine siis sellisel juhul. Ja eriti veider on, kui see on mingi leitud ruum, oletame, et mingite maakiviseintega ja siis hakatakse sellest tegelikult lõpuks black boxi ehitama, pannakse sinna igasugused mustad küljed ja lõpuks ei ole mingit vahet enam, kus sa seda siis teed. Et see, mis nagu sellest ruumile nagu mingi iseloomu andis, et see läheb justkui selle lahenduse puhul nagu kaduma. See on niisugune, ma ei taha öelda, et niisugune tülijõun, aga see on olnud selliste pikkade vaidluste koht korduvalt. Mul on kohe jätkuküsimus ka, aga ma annan publikus olevatele kriitikutele ülesande. Ma näen siin Pillerini ja Madli ja Meelist, et mõelge läbi mitmes saras, küünis ja muus leitud paigas suvel te olete Eestis teatris käinud. 10, ei pea olema ühe täpsusega, teeme 10 täpsusega, 40, 60, 80 000. Mis on sara? No põhimõtteliselt küünid, laudad, mahajäetud majad, kus iganes on võimalik teatrit teha, et iga aasta mulle tundub, et nüüd on vähemalt ring peale tehtud vähemalt mõisatel, aga loomulikult ei ole veel. Aga jätku küsimus, Pille, sulle, et sa päris pikalt töötasid draamateatris, eks ole, või oled sellest teatris palju olnud. Et üks asi on see, et sul on niisugused erinevad ruumid, aga kui sul on kogu aeg see üks, ütleme esindussaal, ja see on natuke nagu selline, pikaajaline abielu või. Et sa tead kõiki tema nagu pirtsatab, mis talle ei meeldi, kus tema võimed läbi saavad, eks ole. Kuidas seda suhet nagu kirglikuna hoida siis? No iga materjal on ju erinev. Ma ei mäleta, et mul oleks tekkinud väsimus ruumist. See väsimus tekib ikkagi pigem võib-olla inimestest või siis täpsemalt inimsuhetest mõnikord. Aga ma ei tea, mul on see draamateater on niisugune vana arm, ei roosteta ikkagi. Et ta muidugi tundub üha väiksem mulle ajapikku,
kunagi tundus tohutu suur. Ma arvan, et üks lavastus oli, kus ma püüdsin teha seda ruumi nii suureks kui võimalik. See oli, ma ei tea, kas sa mäletad, Hilda Helvig lavastas Otello, Jaan Rekkor peaosas. Ja siis see oli niimoodi, et kõik seinad said venitatud välja kõikidesse nišidesse. See oli niisugune nagu lennuangaar või niisugune plekkist seintega. Ja see oli tõesti niimoodi, et see ruum läks igale poole nurga taha. Et sellest suuremat see maja ei võimalda. Leina, kas sul on tekkinud mõnest ruumist väsimus või ka mitte pigem? Nii küll ei oska öelda, et sa tõid väga täpselt nagu välja, et pigem on need väsimuse kohad nagu kuskil mujal sfäärides, aga et huvitav mõte oli siin, et ma olen kogu aeg mõelnud nagu black boxidest kui sellistest universaalsetest ruumidest, et kus sa saad alati mis tahes fiktiivse ruumi ju üles ehitada, et mulle just meeldis see, mis sa välja tõid, et sa olid black boxi sattunud täiesti sinna mitte sobiva lähteülesandega või materjaliga ja sealt tekkis ruumi vastuolu, et see on nagu palju huvitavam, et muidugi neid asju tuleb nagu ette, meie teatris on selline saal nagu ovaalsaal, kus iga kord kunstnikud on tegelenud sellega, et kui me sinna ruumi tuleme kõigepealt, et mis me sellest tahame, kas me tahame ära kaotada selle interjööri ja teha, nagu sa ütlesid, black box sellest ja siis sinna sisse hakata oma maailma looma või vastupidi koorida kõik paljaks, et see ruumi eripära välja tuua ja sellest lähtuvalt nagu looma hakata. Aga kui neid vastuolusid veel mõelda, et need on võib-olla sellised näitleja perspektiivist mälestused, et pigem kui sa oled oma saalis nagu välja toonud tüki ja kõik nagu toimib ja siis sa lähed kuskile gastroleerima ja siis selgub midagi, et kuule, siin asjad ei klapi, et paar sellist sürreaalset kogemust on, et kunagi Nukuteatri aegadel, kui ma näitlejana töötasin seal nullindate alguses, et mängisime väikest vahvat lastelavastust Natuke talve. Ja siis see mingil põhjusel oli saadetud gastrolletenduseks Tallinna lennujaama vanasse hoonesse, et kes on seal käinud, et see on üüratu saal, meil on väike intiimne stseenikene jänesepoisi ja siilitüdruku vahel ja siis need inimesed lihtsalt totaalselt uppusid sinna ära, aga see on ka huvitav, et sellel hetkel, kui sa oled noor näitleja, sa ei too neid küsimusi esile, et kuulge, sõbrad, mul on praegu konfliktruumiga, ma ei saa siin, sa teed selle ära, eks, ja püüad hakkama saada, et järgmine kord, kui ma leidsin ühe teise monolavastusega ennast kontori fuajeest, kus oli, siis fuajees oli üks skulptuur ja üks ehitud kuusepuu ja ümberringi 2 korrusel kontori uksed ja see oli selline avatud ruum ja et ma oleks pidanud seal all nagu mängima, et siis ma olin juba, suutsin ennast kehtestada, ütlesin, et vaatame mõnda kontoriruumi sisse, äkki ma saan oma muinasjutu siin ära jutustada ja tookord nii läks. Ma tuleks kohe selle nullruumi võimaluse või võimetuse juurde tagasi, aga korraks sa näitasid see konflikti, et mis ma võtan kohe võimaluse küsitult, et teatrijuhina nüüd on sul sisse kirjutatud konflikt ühelt poolt lavastajate ruumiunistuste ja siis teisalt see ikkagi, kas see päriselt on teostatav on ju see ühelt poolt ja teisalt see sama festivalijuhi kogemus, eks ole, tuues siia väga palju lavastusi mujalt ja võttes mõnes mõttes vastutuse, et see ruum, mis sa neile pakud, et nad ei lähe ja 2 nädalat hiljem ei istu samasuguses paneelis ja ei räägi kohutavas kogemuses, kui nad siilipoisikesena pidid täiesti vales ruumis midagi rääkima. Et kuidas nagu enda jaoks need konfliktid nagu lahendad? Nojah, mu teatrijuhi kogemus on veel nii õhuke, et õnneks ma ei saa sellest palju rääkida, et ma ikkagi lähenen nendele küsimustele suuresti
oma pagasist, mis mul on lavastaja ja näitlejana, ehk siis ma püüan aru saada nendest looja positsioonilt, et mis nende ootused, huvid on, mida nad tahavad teha, mis see idee on ja kuidas see ruum nagu kaasa räägib, aga jah, tuleb neid asju juba ette küll, kus sa näed, et kas kunstnikul on mingi nägemus, et ta tahaks sellest ruumist nüüd midagi sellist välja võtta, mis tundub, et repertuaari teatri kontekstis on väga keeruline ellu viia, sest et me mängime nii palju ja siis on kõik need sellised ülesehitused ja mahavõtmised, mis nõuavad nagu eri lahenduste sisseviimist, et see on väga ressursinõudlik ja on keeruline. Aga et üldiselt see on, ma ei tea, nagu rollile või lavastusele lähenemine, et sa hakkad servast minema, et kui festivalitükkidest rääkida, et olen ju ise kõiki neid lavastusi näinud siis väljaspool mängituna. Nad saadavad ka tavaliselt oma raideri, kus on ootused olemas ja siis on juba selline ideede ja võimaluste kõrvutamine ja siis katsume koos tehniliste inimestega need lahendused leida. No, see justkui toetab seda väidet, et on olemas siiski selline asi nagu nullruum, ehk siis ruum, millel ei ole enda tähendust, vaid kuhu on võimalik teha mida iganes. Ma kuidagi natuke tahaks panna selle kahtluse alla teid kuulates, et Kadri, kas on olemas selline nagu nullruum? Kui isegi black box ei ole seda, mis siis veel? Valge box, ma tean, sa oled seal ka töötanud palju isegi galeriiruumides, mis ilmselgelt ei ole nullruum, aga kas on olemas selline asi nagu nullruum, kui sa oled sisse ja saad kehtestada, nii-öelda luua fiktiivse maailma nullist ja ainult selle maailma reeglid kehtivad? Ma mõtlen seda, et ma ei ole üldse kodus selle mõistega nullruum, aga ma mõtlen, et ju iga ruum, kus ma alustan, samast ei ole nullruum, sest ma juba lähen ühega sisse. Ma ei oska öelda. Pille, või no mis mõttes nullruum? No vot, just nimelt, see on, ma meelega praegu kasutan kriitikute lemmiksõnu, mul on veel paar tükki varuks teile, et aru saada, mida me siin jahume. Vaata nullruum siis see, et ma teen teatrit ruumis. No jaa, vaata see tuleb ühelt poolt sellised, kus nagu nii-öelda ruum ise ei kanna tähendust, nagu on see definitsioon just. No, minimalistlikus teatris kasutatakse väga palju seda, kus sul nii-öelda vaeses teatri esteetikas ongi nii vähe kui vaja on ja võib-olla mõni kostüümi element, aga võib-olla on need näitlejad ka mustas on ju, et must saal, valgust täpselt nii palju kui on vaja, eks ole. Et see on nagu nullruum, et ta nagu ise ei loo tähendust, aga kas see on see võimalik? Et see on see küsimus, et kas on võimalik, et ruum ise üldse tähendust ei looma, siis küsin niimoodi. Pille? No ma arvan, et võib-olla kõige lähem sellele, mida sa kirjeldad, on mõni lavastus, kus me oleme nagu teadlikult püüdnud ruumi ära kaotada ümbert. Ehk siis ongi ainult see, tõesti see mingi valgus, paar kiirt, mõni rekvisiit, aga et minu meelest draama väikses saalis on seda päris sageli tehtud. Ma olen ise teinud seal sellist asja, et sa tõesti ei adu nagu, kus need seinad on või kui kaugele see ulatab. Mõnes mõttes on see palju suurem, kui see ruum füüsiliselt on. Ta on nagu, sisuliselt on ta nagu kosmos. Okei, aga kas see nii-öelda, aga ikkagi kas on võimalik seda ruumi ära kaotada, mõtlen just näiteks selliste ajalooliste hoonete puhul. See sama draamateatri, kui mõtleme sinna, et etendus ei alga mitte siis, kui nii-öelda eesriia tõuseb, vaid inimene tuleb ikkagi sinna draamateatri paraadtrepist üles, eks ole, mööda punast vaip, sinna 5. korrusele väiksesse saali ta tuleb niimoodi juba astmaatikuna jõuab üles, on ju. See selleks, aga kas see on nagu lõpuni võimalik ära kaotada? No ei ole sellepärast, et see ruum tekib ju inimese peas. Siis peaks ta tooma sinna kinni silmi ja ta ei ole seal kunagi käinud. Ühtegi kujutlust ei teki. Aga see ei ole ka päriselt võimalik, sest jalad ju liiguvad mööda põrandat, järelikult mingi takistus, mingi tugi on. Ma kardan, et ei ole. Leino, kuidas su kogemused on? Mina ka pigem nagu nõus, et ruumi ei ole võimalik ära kaotada,
aga tuli seda juttu kuulates praegu meelde üks Soome lavastus, kes siis otsis võimalust, milline võiks olla maailma kõige minimalistlikum ja väiksem nukuteater, et kuidas seda teha. Ja siis nad koostöös teadlastega tegid sellise teatri, et materjal liigub mikroskoopide all, seda materjali animeerib heli, ehk siis praegu, kui mina siia ka lihtsalt kahisen sisse, siis see juba tekitab kuskil siin aatomitel mingisuguse vibratsiooni, isegi tormi väikese, ja kui see on niimoodi projitseeritud nüüd ekraanile, et nad mängisid selle ruumi, mis oli silmale nähtamatu, mängisid avakosmoseks. Eks, et selliseid hüppeid ja lükkeid võib nagu võimaldada mitte millestki teha. Ja. Ma tahtsin seda, et mul tuli üks nullruum meelde. Ja aga teine ma tahtsin veel öelda, et ma võin mõelda, et see ei ole võimalik, aga ma ikkagi arvan, et see on võimalik, isegi kui ma ei suuda või me ei suuda seda praegu välja mõelda, aga üks nullruumi pakkumine mul on lavastus Maandatud tõotus, mis oli Kanuti Gildi saalis. Sa sattusid sinna. Seal oli üks hetk, kus inimesed läksid mäe sisse ja seal oli pimedus. Ta oli väike ruum ja võib-olla see on nagu natukene nullruumi lähedal, mis ma mõtlen, et nullruum võiks olla. Kuigi seal oli murupind, see vist loob juba mingisuguse asja. No võt, nagu Pille ütles, et keha ei ole nagu astraalne, on, et sa ju tajud kogu aeg materjali, kas siis isegi kui sul on kingad jalas on ja sa tunned seda tekstuuri, et sa tunned ma ei tea, õhust seda hõngust, on ju, et kui karm see ruum on, et selle mõttes vist kehaline kogemus on igal juhul igasse ruumi sisenemine. Jah, ja tegelikult ma võtan tagasi selle pakkumise, sest pimedus üksi juba loob ju nii palju rohkem kui null, et seda aktiivsemaks seest muutud ju. Ehk siis me ruumist ei vabane kunagi? Ei, ma arvan ikkagi, et see on võimalik. Aga võib-olla ma ei oska seda välja mõelda hetkel. Ja, meenus ka need vahvaid märksõnade pealt tulevad igasuguseid lavastusi ja pilte nagu ette või mida sa läbi oled elanud või kohanud ja siit mõtlesin kuidagi, et sageli on ju see ruum kuidagi, ma ei saa öelda mürarikas, aga nii palju informatsiooni kandev, et sul on raske keskenduda nagu etendusele. Et mõned aastad tagasi ma juhtusin olema ühes Itaalia väikelinnas ja seal on selliseid vahvaid vanu klassikalisi ooperiteatreid, eks, et kus on siis neid rõdusid tükki 5 üksteise peal ja seal toimus väike etendus väikeses vormis, lava peal ja see oli mõeldud niimoodi, et kõik vaatajad istuvad nagu põranda tasandil. Aga siis, eks ma olin juba piisavalt näinud ka teatrit, et siis ma mõtlesin, et ma tahan seda ülevalt näha. Ja siis ma hiilisin sealt kõige kõrgemale lae alla, kus ma sain minna ja siis ma sain sellise kogemuse sealt, et ma esimest korda sain aru, mis tähendab eesti keeles pealt vaataja. Et sa vaatad ülevalt alla ja sa näed pealagesid ja siis sa saad aru, et see on ka see ruumiga kohanemine, eks, et nendele näitlejatele oli ülesanne, eks, et nende ruum on siin, see on tasapinnal. Aga kui nendel oleks antud ülesanne, et 6 korrust ka veel, siis nad mänginuks täiesti teistmoodi, eks, et ka see, et kuidas sa näitlejana nagu ruumi omaks teed või kuidas sa kunstnikuna suunad sellele tähelepanu või lavastaja paned näitlejaid siis arvestama sellega, et kulge, kus me oleme ja kuhu me peame jõudma oma energeetikaga. No, Leina, aga sa ise ilmselt oleks veits pahane, kui mõnes sinu lavastuses keegi meelega ignoreerib sinu juhiseid ruumi kasutamiseks. Kusjuures ei ole, mulle meeldib, kui nad on hiilinud kuskile silla peale öelnud, et kuule, seda peaks sealt vaatama ainult, et aitäh selle komplimendi eest, aga et tõesti need erinevad perspektiivid lihtsalt, et kust koha pealt sa vaatad, et ka vaataja perspektiivist, et need on vast intrigeerivad. Aga siit mind edasi, et Pille, et kui palju saab vaataja ruumi kogemust kontrollida? Kui palju seda peab kontrollima, kui palju seda saab kontrollida? Ausalt öeldes ma ei mõtle kunagi sellele. No
muidugi sa suunad seda mingil määral, aga see ei ole nagu mingisugune selline eraldi eesmärk. Ma arvan, et võib-olla on kuidagi koolitusega kaasa tulnud see, et ma ei ole pidanud seda mingisuguseks selliseks või et ma ei mõtle sellele niimoodi. Okei, Kadri, kas ma teen sulle liiga, kui ma ütlen, et sina mõtled sellele? Kuidas kontrollida publiku ruumi kogemust või vähemalt hoida ohjes publiku ruumi kogemust, kui ma mõtlen, siin on mainitud lavastused juba või ka ümarlaud või ka sama mobiilsed definitsioonid, mis oli, eks ole, galeriiruumis ja kõik need muud, et võiks isegi väita, et sa sageli alustadki publiku suhtest nagu kolmnurgas publiku liige, etendaja ja ruum. Ma alustan enamasti alati ruumist. Aga jaa, või ma võtan lihtsalt publiku liikme kui siis võrdväärse mängu osalise. Ehk siis, aga ma miski pärast see kontrolli sõna on mulle natuke võõras tegelikult. Et ma ei taha seda kontrollida, aga ma tahan talle võimalusi juhtida. Suunata ka, aga jah, suunata ka, aga ma tahan, et ikkagi hellalt vihjata võimalikult parimale kogemusviisile. Jah, aga ma ikkagi ütlen, et jah, aga samas ma soovin alati, et see vaataja oleks seal vaba seda mitte tegema, kui ta tahab teisiti teha. Aga on sul kuna sinu lavastus väga palju on tõesti see, et oleks ühises ruumis, eks ole, et saali ja lava eristust vähemalt kogu aeg ei ole. Kogemusi mõnel etendusel, kus ikkagi publik nagu üldse ei allu, isegi kõige karmimatele soovitustele ja isegi sinna maani, et see hakkab lõhkuma seda lavastuse kontseptsiooni või ei aita sind etendajana jõuda sinna, kui sa tahtsid olla või ei olegi sul sellist kogemusi olnud? Mul ei ole, ma olen vist ise oma teatrikeeles nii sõbralik kogu aeg olnud, et mul ei teki seda nii suurt publikupoolset seda streiki. Mul on ainult üks kogemus lugupeetud Sandra Jõgevaga. Aga see on selles mõttes, ma arvan, tema on väga rahul sellega, et ta kõige paremas mõttes, et ta paistab välja nendest, et seal samas mobiilsetes definitsioonides oli tõesti, et ma palusin inimestel tundke ennast kui kodus, ja ta tõesti tundis ennast kui kodus. Ja see tõesti hetk oli, kus oli mingi väljakutse. Aga enamasti ei ole. Okei, ma korraks vaatan siia vaatajate hulka, et kas on tekkinud küsimusi meie ülekande vaatajatele reportaaži korras, et eestlaslikult on Kätemeri meeletu. Aga siis lähme edasi, et ei, las ta jääb, sest ta käitus nagu ta oleks kodus. Ei, tegelikult need olidki kõik lubatud need asjad. Lihtsalt ta tahtis oma seda iPadi laadida ja see kuidagi, ma tavaliselt suudan need ära kuidagi nagu vingerdada nendest asjadest, et aga selle puhul ma jäin kuidagi, ma ei osanud kuidagi põhjendada, et ärme tee seda hetkel ja samas ühesõnaga, et see ei olnud midagi sellist nagu liiga, aga see oli mulle endale küsimusi tekitavad kuidagi. No ma ise olen küll alati mõelnud, et kui ma meelega lähen just kui mulle ette söödetud vaatamisstrateegiaga vastuollu, et siis ma teen teatriteadlasena oma tööd, on ju. Et see on minu vabandus, et see sama näide... Mina üldse ei ole Sandra suhtes kriitiline. Ma ütlen vastupidi, et ma mäletan seda siiani, et ma tegelikult sisimas, ma ei tuld lõpuni selle väikse mikrosituatsiooniga toime tegelikult enda sees. Ma oleks tahtnud kuidagi paremini sellega, kuidagi kavalamalt või nagu paremini sellega. Jah, huvitav. Palju lasteteatris tegutsenud inimesena hästi äratuntav olukord, et ikka inimesed tulevad aeg-ajalt lavale ja siis vahel tuleb lihtsalt tõsta tagasi. Vahel tuleb aidata vaikselt edasi minna oma asjadega, aga jah, vist see on ka loomulik
protsess, aga ma ei oska ka ruumi süüdistada selles, et ikka vist muudel põhjustel. ei, aga see on ka vist erinev see, et missugune lavastus parasjagu toimub, et kui sul on selline ühisruum loodud ja kus peakski, mina peangi selle kuidagi vastu võtma, kas ma siis hakkan seda stepslit otsima nagu? Või tegelikult, või ühesõnaga. See on tegelikult küsimus sellest, et mis hetkel tekib 4. sein sinna ruumi, et muidu mul on avatud kõik suhtlema, aga ühel hetkel seda ma nüüd ei näinud praegult, ma ei taha sellega tegeleda. No nii. Jah. Ei, ma pean mul on endal ka seesama, mis ma alguses jagasin seda, kus me seal kaubanduskeskuse trepil istusime, ma tunnistan, see on üks, kus ma olen olnud tõesti kõige kiuslikum teatrivaate, üks ühel, eks ole. Ja ma teadsin, seal ka niimoodi küsib esimesena asjana nagu, et kuhu sa tahad minna. Ja inimesed, eks ole, kiasma all siin ees mingi suvalisi inimesi kohtusid, ma ei tea, selle nad arvestasid, et sa ei tea. Ja paksusid, aga lähme Vaksalisse, sest et see on hästi inimrohke, ja siis tekib vaata raamistik, et alustame Vaksalisse, siis lõpetame kaubanduskeskusest. Ja kui ta mult küsis seda, siis ma ütlesin ükskõik kuhu, aga mitte Vaksalisse. Mis tähendab, ja mis tähendab seda, et ta pidi, ja tema sai hakkama selle stepsli otsimisega, või selle pistiku otsimisega sai hakkama selles mõttes, et ta meile heitlikult otsis mulle uut kohta. Me sõitsime trammiga veel nagu mega kaugel, Etlanskostis poolest nüüd asemel mingi 3 tundi vist või. Ja me lõpuks veel läksime kohvile ka. Aga mul muidugi tekkis see, et ma sain, see ongi see, kus ma tundsin, et minul tekkis endal vastutus. Kui ta nagu nii tuli kaasa sellega, et ma ikka hakkasin talle nagu aitama. Ja me ikkagi etendasime koos ja lõpuks ka kummardasime publikule koos, publikus ei olnud mitte kedagi, aga see selleks on. Ja teine, ei ole nagu sama võrna, aga tegelikult see sama sinu lavastus, kus seal ka ruumis, eks ole, 3 seinas lihtsalt diivanil istuti, eks ole, ja siis inimene läks sisse ruumi. Tartu kunstimajas oli siis, on ju. Maha jäetud arhitektuurimomendid. Just, ma otsisin kaustadesse pealkirja ei suutnud leida. Ja sa läksid, see keskel on lihtsalt tool, sa oled ruumi, istud toolile ja siis oled nii kaua kui oled ja 3 inimest lihtsalt vaatavad sind, eks ole. No enamik vist, ma ei tea, pidasid vastu mõned minutid, eks ole. Ma mõtlesin, ma ikkagi nagu elan üle teid ja ma olin vist mingi 40 minutit, võib-olla see katus kauem, et ma jäin kaotajaks selle jõlitamisvõistlusega, ma pärast kuusin ka natuke nagu ma olin pettunud lausa, et ma ei võitnud kulda, et oli ka neid, kes olid veel kauem seal. Aga võt selline kogemus, kui sa lood sellise ruumi kogemuse, kui sul ongi see, et just kui seda nii-öelda lavastab või kannab seda kogemust nagu vaataja või see publik on. Et lihtsalt kuna sul ei meeldi see kontrollisõna, kas seal sa annad kontrolli käest või? Ma ei tea, see kontroll ei ole minu sõna, sest ma annan kogu aeg kontrolli käest, aga minu professioon, see, et ma olen professionaal, see tähendabki, et ma võin endal lubada kontrolli käest ära andmist, sest ma kontrollin olukorda. Olgu, aga siit lähme karmimata sõnad juurest veel üks mõiste, mida ma tahtsin, ja seda ma ei ole tõesti teile ette öelnud, et ma tahan päriselt aru saada, ma alustan Pille sinust. See on jälle üks mõiste, mida kriitikud süümeviinadelt kogu aeg kasutavad. Ma ise olen seda pattu ka palju teinud. Ja see mõiste on ruumipoeesia. Mis on ruumipoeesia? Milline on ruumipoeetiline lavastus? Nad juba hääletoon muutus juba. Hääletoon läheb mahedaks. Äkki see on see, mida teise sõnaga nimetatakse atmosfääriks? Ja mida atmosfäär tähendab? Mingi mitteaineline fluidum, mis tekitatakse aineliste vahenditega. Ma ei tea, mul seostub pedajas millegi pärast sellega. See mulle ka tuli praegu, vaatasin sind ja mul tulid ka teie lavastused meelde, et millegi pärast, et aga on see midagi, mis sünnib või mida luuakse? Mõlemat moodi. Seda hakatakse looma ja siis ta kuidagi, minu meelest ta kuidagi korrutub vastavalt elementide lisandumisele, sest minu meelest see ruumipoeesia ei tulene ikkagi ainult ruumist, vaid seal peab olema siis enamasti ka mingi valgus,
muusika, minu meelest see on selle kõige koosmõju. Vot huvitav, meil hakkab varsti aeg otsa saama ja nüüd saan aru, et ma oleks pidanud olema tavaliselt täpsem, kui mina räägin ruumist, ma ei räägi kunagi nagu füüsilisest arhitektuurilisest ruumist, vaid ma olen alati mõelnudki, et seal ongi see kõik koos on ja värvid, tekstuurid, valgused, eks ole, et see ongi see, mis selle ruumi ju teeb, on ju. Kontekst, inimesed. No see läheb juba eriti suureks, on ju. Aga ruumipoeesia, kas see on midagi, millega sul on natukene vähem vastanduslik suhe mulle kontrolliga? meeldib ruumipoeesia väga. Just see väga romantiline ja ma väga suur romantik oma hinges. Kas poeesia peab alati positiivse loenguga olema või? Ei, mis positiivne, negatiivne, mulle meeldib see. Ma arvan tegelikult, ma mõtlesin, et mis ruumipoeesia on. Et see on midagi, mis on siis ruumis, poeesia, et ta ei ole proosa. Et selles mõttes, et ta ei ole nagu konkreetselt võib-olla lineaarse narratiiviga, mis sa saad öelda siit sinna, vaid ta kõnetab sind, see ruum kõnetab sind nagu üks luuletus. Ja ma tegelikult, ma arvan, et teatritegijana ma ise ka pean ennast luuletajaks. Et sellepärast see mind kõnetabki. Leino, kuidas sul luuletamisega läheb? Väga hästi, et ei tea jah, ei hakka suud vett täis võtma selle koha pealt, et mingid assotsiatsioonid tekivad nagu harmoonia koha pealt, kui ma sellist sõna ja mõistet kuulen, aga harmoonia ei tähenda alati nagu malbust, voolujoonelisust, eks, et see harmoonia võib tekkida ka mingitest vastandustest, konfliktidest, eks, et ennustamatu, et ei tea, nagu sa ütlesid, kriitikud on selle sõnaga välja tulnud, vastutagu nüüd kah ise. Jaa, vastutaga kriitikud. Meil on saalis küsimus, vähemalt üks. Ma pean kriitikute nimelt siin sõna võtma, siin omistatakse meil igas asju. Ruumipoeesia on tegelikult Gaston Bachelari ju sulle läbi laiali kirjutatud või lahti kirjutatud, mis on poeetika, et tasub lugeda. Kõik ei ole lihtsalt välja mõeldud. Sul küsimus ei ole, jah? Aga tahad sa jagada enda ühte vägevamat ruumikogemust või kummitavamat ruumikogemust? No asjad olid ju kõik, Ene-Liisi asjad on kõik ruumipoeetilised ja klassikalisemast teatrist, Tallinna Linnateatri Pianola kindlasti. Ma arvan, võiks minna sinna alla. See, mis ühte põlvkonda kujundanud lavastus, ma kardan. Me ei vaata sinu otsa, üks põlvkond parem, seal, kus meie oleme. Et väga hea, meil on küsimusi. Mul on küsimus nende makettide koha peal, mida teatriruumi jaoks tehakse, et kus veel nagu tehakse. Et ma olen alati nagu kuidagi mõelnud, et kas, et kuidas see ruum nagu, see on mingi etapp, ma saan olla vastuse ettevalmistamisel, et kuidas see ruum nagu sinna sellesse väiksesse maketti nagu pannakse nii, et kõik saavad sellest siis nagu aru, et kuhu me läheme või et mis see nagu, kas see on rohkem nagu tööprotsessi osa või see on nagu poeesia osa, kui ma niimoodi poeetiliselt küsin? See on sulle küsimus. Ma saan aru, jah. Mina teen siiamaani makette päriselt, selles mõttes, et mitte mingit 3D-d, sest mulle meeldib, kui füüsiline objekt on ka mudelina füüsiline. Teine asi on see, et ma olen sellest põlvkonnast, kellel nagu aju töötab koos kätega paraku. Aga minu jaoks on see, ta on nagu tehniline ja teisipidi ta võimaldab mul vaadata ette nagu sinna valmivasse labaruumi, aga ma kasutan näiteks mobiiltelefoni selleks, et ma pildistan neid makette ja siis suurendan. Et ma saan enam-vähem mingi kujutluse sellest, see makett peab muidugi ütleme, nii palju proportsioonis olema, et ka see must makett, mis on siis värvimata, et ühesõnaga ta on tehnilise protsessi osa, mis võimaldab minul vaadata ka sellesse nii-öelda poeesiaruumi. Vaatan kaks saalis ringi. Sa tõid
mängu selle mõiste tehnika, et mitte nüüd väga pika aja jooksul viisakusest, et aga viimase ajal, ütleme, sa oled näinud kunstnikuna võimaluste, kas või valguspargi materjalide kasutamise nagu tehniliste võimaluste laienemist 3-4 tuhandekordselt. Et kas on pigem nagu selline mõnus võimaluste laienemine või tunne pigem peab järele jooksma, et osata nagu seda tööle panna või rakendada? No pigem see tähendab seda, et sa pead oskama targalt valida. Sa ei saa kõike kasutada. See on nagu, kui juhtud näiteks mingi väga algaja lavastajaga midagi tegema, siis tihtipeale on see, et nad tahavad nagu kogu maailma sinna kokku panna. Et see kujundusega on sama asi, et sa pead valima suhteliselt kitsalt ikkagi. Et me kõik mäletame, et kui videod tekkisid teatrilavastustesse, siis nad ikkagi tekkisid kõikidesse lavastustesse või et see oli ammu juba. Või et siis, ma ei tea, ma tahaks väita, aga et siis kui Eurovisiooni lauluvõistluse Eestis ja Iir Ermeliin tegi kujunduses jälle kasutas neid projitseeritavaid mingeid uue tehnoloogia materjaliga kangeid, et siis neid hakati ikka tellima nagu jaartide kaupa Eestisse ja need läksid igale poole lavastustesse, et nagu moevärk ka on ju. Aga samamoodi selles mõttes ma olen hästi nõus, et ruumi puhul peab olema diskreetne, jah? See sama valiku asi on ju. Et võib-olla seal see oskus, kuidas ruum elama panna või kaasa elama panna või kaasa töötama panna ongi selles, et sa sekkud täpselt nii palju kui vaja, aga lased tal ka olla või? Nojah, see on nagu kunstliku, ütleme, isiklik valikute gamma, et kui laia lehvikut ta kasutab, et mina olen suhteliselt minimalistlik, ma arvan. Mulle meeldib küll näiteks kasutada videot, aga tihtipeale on see hoopis abstraktne või siis mustvalge, et ta ei ole kunagi nagu, või ma ei saa öelda kunagi, aga ütleme, et ta enamasti ei domineeri. See on niisugune detail. Muidugi kasutades võimalust, et Pille Jänes on kunstnik, kelle puhul isegi kui lavakujundus on minimalistlik, siis kostüümides on see detailsus nii palju, et see dialoog minu jaoks sageli tekib ruumil hoopis kostüümi mingi dramaturgia vahel, et mis ütlesin, aitäh. Et meil on mõned minutid olnud veel jäänud aega, kas kellelgi on küsimusi või lähen oma lõpuküsimuse juurde, et jaa, on väga hea. Tere. Ma mõtlesin sellised nurga alt uurida, et ruumi puhul, kas te võib-olla saaksite jagada ka kogemusi ruumi puudusest või et kui te mõtlete ka sellest, et jah, et mis on olnud oma kogemused või vaadates ka tuleviku poole või utoopiliselt, et kui teie saaksite näiteks linnaruumi või üldsegi teatriruumide arendamises kaasa rääkida, et millist ruumi oleks veel Eesti teatris juurde vaja? Kui on, võib-olla on kõik ruumid olemas. No kuna Leino, sulle meeldib uusi ruume luua, eks ole, Karavan teatri või muu, et siis alustada vastamist. Ja kui linnaruumist rääkida, siis pigem oleks võib-olla küsimus selles, et võiks rohkem olla neid, kes näevad seda ruumi erinevatest aspektidest, et ju seal on juba kõik olemas, et pigem on see fantaasia küsimus, et millise tähenduse sa annad sellele ruumile. Et sellepärast oli see maketi küsimus ka nagu väga hea, et minu jaoks ta nagu tähendab seda, et kuidas ma alguses hakkan looma, et ma ju loon selle ruumi kõigepealt lavastaja perspektiivis siis enda peas, enda kujutluses ja siis sõltub juba tõesti nendest tehnilistest vahenditest või tööriistakastist, läbi mille ma selle siis kuidagi konkretiseerin või et vahetevahel mulle väga meeldib, kui tänapäevane valguskunstnik tuleb ja näitab mulle, et vaat mul sellised lahendused siin, kõik asjad vilguvad ja ma olen lummatud sellest. Teinekord jätab keegi jälle maketi tegemata ja ma kleebin lõikun kodus selle ise valmis, sest et ma tahan need asjad läbi mängida või et kunagi ei tea ette, aga et kuidagi nagu hakata algusest minema ja need antud olud kuidagi inspireerivad alati erinevalt.
Kadri, sina ütlesid, et sina alustadki ruumist, on ju, aga ma eeldan, et sinu töövahendid on muud kui maketi loomine. Et või? Noh, maketi ma ikka loon ka, kas või oma peas Teie arvasin, et sa ei tee seda midagi pärast. Ei, ma mõtlen, et ikkagist ka ju see, ma võib-olla ei tee papi ja liimiga seda maketti, aga maketi kui sellise, ehk siis mingi demo ma endale ette ikkagi mängin enne ka. No vot, väljakutse siis arhitektuuri siin muuseumile, kuidas siis need maketid järgmisel näitusel kokku saada. Ja mul on käsitööline, kes teeb SketchUpis mulle neid ka ruume enne visualiseerib. Lugedes su mõtteid siis? Ei, ma ütlen, milline see ruum on ja ta teeb mulle selle ette lihtsalt. Ma ei valda seda ise lihtsalt. Lõpetuseks, et oleks õigustatud ka selle nii-öelda meie tänase harjutuse välja kuulutatud teema koduga või koduta teater. Ma küsin, milline on kodune ruum? Ma ei täpsusta midagi rohkem. Milline on teie jaoks kodune ruum? Seal, kus sa tunned, et nüüd olen küll kodus. Nii, mis tunne see on, et nüüd ma olen küll kodus? Seda ju ei räägigi lahti, et kes teab, mis asjad seal mõjutavad. Ma arvan, see on miski, mis käib pigem inimesega kaasas. Kadri? No kodune ruum... Minu jaoks on see mingi uudishimulik ruum, kus on kus sul ühel ajal võib sul kõik nagu seiskuda, aga samas ka kõik elab. Ja see on väga poetiline. Aga mõtlen, kodune ruum... Ja see, mis sa pärast kirjeldad, kas see on see, mille poole sa püüdled oma lavastustes, mulle tundub? No jah, et sa jõuad kohale, aga samas sa oled ka ärgas. Okei. Nüüd kõik mõtlevad enda jaoks läbi, mis on kodune ruum. Lähevad otsivad selle ülesse. Enne teevad meie tänastele vestlejatele väikese aplausi ja kohtume järgmisel korral. Aitäh teile!